Head sõbrad, soovin teile õnnistatud teist adventi. Advendiaeg on issanda tuleku ootuse aeg, kuid samas ka aeg neile, kes uinunud üles ärgata. See on aeg, mis kutsub meid liikuma ja teel olema. See aeg ütleb meile, et keegi tuleb meile vastu ja selle tõttu vaatame me ettepoole. Itaalia filmirežissöör Fellini on öelnud, et üksnes realist on visionäär. Seekord on selleks realistlikuks visionääriks viimane Vana Testamendi ajastu prohvet Risti Johannes, kuid kuulakem, kuidas tema tegevusest ja sõnumist räägib evangelist Matteus 3. peatükis 11. kuni 12. salmini. Neil päevil tuli Rist Johannes ja kuulutas Juuda kõrbes. Parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Tema ongi see, kellest on räägitud prohvet Jesaja kaudu. Hüüdja hääl on kõrbes, valmistage issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad. Johannesel oli kaameli karvadest kuub ja ta niuete ümber oli nahkvöö, aga roaks olid talle rohutirtsud ja metsmesi. Siis läks tema juurde Jeruusalemma ja terve Juudamaa ja kogu Jordani ümbruskonna rahvas. Ning kui nad olid oma patud üles tunnistanud, ristis Johannes nad Jordani jões. Aga kui ta nägi palju varisere ja sadusere ristimisele tulevat, ütles ta neile: rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest? Kandke nüüd meeleparanduse kohast vilja ja ärge hakake iseenestes ütlema: meie isa on ju Abraham. Sest ma ütlen teile, Jumal võib siinsetest kividest äratada Abrahamile lapsi. Kirves on juba pandud puude juurte külge. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse nüüd maha ja visatakse tulle. Mina ristin teid veega, et te meelt parandaksite. Aga see, kes tuleb pärast mind, on minust vägevam. Mina ei kõlba tooma talle jalatseidki. Tema ristib teid püha vaimu ja tulega. Tal on visklabides käes ja ta puhastab oma rehe aluse ning kogub oma nisud aita. Aga aganat põletab ta ära kustumatu tulega. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Risti Johannese taolise prohveti tulekust oli rääkinud juba prohvet Jesaja. Ta oli kuulutanud: hüüdja hääl on kõrbes, valmistage issandale teed, tehke tasaseks tema teerajad. Risti Johannes tegutseb kõrbes, kuigi ta oleks oma isa preester Sakariase tõttu võinud ka templis teenida. Aga tema oli sellest rikkusest ja korruptsioonist rikutud paigast ammu lahkunud. Ta oli läinud kõrbe, mis oma karmusest tuletas meelde Iisraeli rahva rännakut tõotatud maale. Selle rahva küpsimise ja kujunemise aega. Kõrb on vaikuse ja otsuste paik. Kõrb on koht, kus inimene vaikib ja Jumal saab temaga rääkida. Kui Jumal räägib, siis see puudutab inimesi ja rahvas voolabki Jeruusalemmast ja Jordani aladelt üha suuremates hulkades Johannest kuulama. See on nagu eksodus, nagu uus väljatulek vana elu pehkinud maailmast. Kuuldu paneb meidki mõtlema, kas me oleme valmis lahkuma oma sisemisest Egiptuse orjapõlvest. Risti Johannese sõnumi tuum on: parandage meelt, sest taevariik on lähedal. See on käsk, mitte kuulekuse üleskutse või palve. Kreeka sõna metanoia, meelt parandama, tähendab eelkõige ümbermõtlemist.
Risti Johannes ütleb teiste sõnadega, et me peaksime hakkama kõigist asjadest Jumala seisukohast lähtuvalt mõtlema. Me peaksime loobuma enesekesksest mõttelaadist. Risti Johannes on siin otsekohene ja isegi terav. Nähes variseeri ja saduseri ristimisele tulemas, ütleb ta: rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest? See teravus ja karmus pole eesmärk omaette, vaid realistlik hinnang olukorrale. Risti Johannes puhastab siin nagu arst inimese südame haavu. Alles pärast seda on võimalik neid haavu ka ravida. See on kibe ja vajalik tegevus. Veelgi enam ta hoiatab neid vale enesekindluse eest. Meie isa on Abraham, ütlesid nad. Tänapäeval ütleme selle kohta, aga me elame ju kristlikus kultuuriruumis. Me valmistume ju jõuludeks. Risti Johannes paljastaks meiegi väära kujutluse, nagu päästaks meid väliste rituaalide ja kommete pidamine. Kaunitest ja meeleolukatest kommetest üksi ei piisa, sest Jumal otsib meeleparanduse vilju. Märke sellest, et meie elus on tõepoolest midagi muutumas. Risti Johannes hoiatab läheneva kohtu eest. Kirves on juba pandud puude juurte külge. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse nüüd maha ja visatakse tulle. Kui jõuluaeg on läbi, heidetakse tulle ka okkaid puistav jõulupuu. Sõltumatu sellest, kui kaunilt oli ehitud ja kui meeli ülendavalt ta tuppa tuues lõhnas. Kõik läheb tuleroaks. See on realistlik hinnang olukorrale. Sellel, kes tuleb, on visk labidas käes ja ta puhastab oma rehealuse ning kogub oma nisud aita. Aga paganad põletab ta ära kustumatu tulega. Aga kes siis pääseb? Mis on Risti Johannese visioon? Ta ütleb meile, et Jumal võib isegi kividest Abrahamile lapse äratada ja seejärel ta selgitabki oma osa selles loos, oma visiooni. Ta ütleb, et tema ristib küll veega meeleparanduse märgiks, aga see, kes tuleb pärast teda, on temast vägevam. Ta ei ole väärt isegi tõelisele päästjale jalatseid tooma. Vägevam tuleb ja ristib teid püha vaimu ja tulega. Meid etetakse siin nagu jääaugust kuuma sauna. Jordanist tulisele lavale. Too suurem on vägevam, ristib meid püha vaimu ja tulega. Meie külm süda sulab Jumala armastuse kuumuses. Meeleparandus ei ole pöördumine uute seaduste poole. See on pöördumine Jumala poja poole, kes ütleb, ma ei ütle teid enam orjad olevat, vaid ma olen teid nimetanud sõpradeks. Te ei ole enam traditsioonid ja kommete orjad, vaid te saate püha vaimu läbi Jumala perekonna liikmeks. See on nägemus puhastatud ja tervendatud maailmast. Visioon autentsetest suhetest elava Jumalaga. Jah, kividestki võib sündida Abrahami lapsi. See, kelle sündi me pea tähistame, tuleb, et juhtida meid Jumala laste vabadusse. Sõbrad, me ei ole lihtsalt osa kasvavast advendi ajamelust, vaid osa taevas isa armastuse sõnumist. Koos Risti Johannesega oleme meiegi realistid, kellel on visioon tõelisest osadusest Jumala ja inimeste vahel. Sellepärast me ei kuuluta utoopiaid ega düstoopiaid, vaid Jeesust Kristust kaduva maailma ainust lootust. Palvetagem. Issand, aita meid mõista aja tõsidust ja sinu ligiolu tõelisust. Aita meil olla sinu tunnistajad keset ajastu pimedust.
süüta meid selleks uuesti püha vaimu tulega. Isa, Poja ja püha vaimu nimel. Aamen.